Hei, siin Mõtlemaatika ja meie tänase video teemaks on geomeetrilised kujundid 8. klassile. Aga millised kujundid sinna alla käiks? Geomeetrilised kujundid on matemaatikas aluseks paljudele probleemidele ja lahendustele. Kolmnurk, ristkülik, rööpkülik ja ring on kõige levinumad tasapinnalised kujundid. Kolmnurk on kujund, millel on 3 külge ja 3 nurka. Ristkülik on nelinurk, mille vastasküljed on võrdsed ja kõik nurgad on 90 kraadi. Rööpkülik on nelinurk, mille vastasküljed on võrdsed ja paralleelsed ning ringi kõik punktid on võrdsel kaugusel ühest keskpunktist. Liigume edasi sisenurkade summa ja välisnurga juurde. Kolmnurga sisenurkade summa on alati 180 kraadi. Iga kolmnurga välisnurk on võrdne 2 mitte kõrval asuva sisenurkade summaga. Sisenurkade summa. Nurgad on 50, 60 ja 70 kraadi, siis 50 plus 60 plus 70 võrdub 180 kraadi. Välisnurk. Kui kolmnurga üks sisenurk on 60 kraadi, siis selle kõrval olev välisnurk on 120 kraadi. Liigume edasi mediaanide juurde. Kolmnurga mediaan on joon, mis ühendab kolmnurga tipu vastaskülje keskpunktiga. Kolmnurgal on 3 mediaani, mis lõikuvad kolmnurga raskuskeskmes. Leiame kolmnurga mediaani, kui tipud on A 2, 2,5, B 4, 7 ja C 6, 2,5. Liigume edasi kaare, kesknurga ja piirdenurga juurde. Ringjoone kaar on ringjoone osa. Kesknurk on nurk, mille tipp asub ringi keskpunktis ja haarad ulatuvad kaare otspunktideni. Piirdenurk on nurk, mille tipp asub ringjoonel ja haarad ulatuvad kaare otspunktideni. Kui kesknurk on 60 kraadi, siis selle alune kaar on 60 kraadi. Piirdenurk on alati pool vastava kesknurga suurusest. Liigume edasi ringjoone puutuja juurde. Ringjoone puutuja on sirge, mis puutub ringjoont ühes punktis ja on sellele punktile tõmmatud raadiusega risti. Kui puutuja ja raadiuse lõikepunktis moodustab 90 kraadine nurk. Liigume edasi ümber ringjoone juurde. Kolmnurga ümberringjoon on ringjoon, mis läbib kõiki kolmnurga tippe. Selle keskpunkt on kolmnurga ümbermõõdu keskpunkt. Liigume edasi siseringjoone juurde. Kolmnurga siseringjoon on ringjoon, mis puudutab kõiki kolmnurga külgi. Selle keskpunkt on kolmnurga sisemõõdu keskpunkt. Liigume edasi korrapärase hulknurga juurde. Korrapärane hulknurk on kujund, kus kõik küljed ja nurgad on võrdsed. Sellise hulknurga ümber saab tõmmata ringjoone ja samuti saab selle sisse tõmmata ringjoone. Korrapärase viiekülgse hulknurga puhul, mil ümbermõõdu keskpunkt ja sisemõõdu keskpunkt kattuvad. Liigume edasi trapetsi juurde. Trapets on nelinurk, millel on üks paar paralleelset külgi, mida nimetatakse alusteks. Trapetsi alused on paralleelsed, kuid küljed ei pea olema võrdsed. Liigume edasi selle pindala juurde. Trapetsi pindala arvutamiseks kasutatakse valemit A plus B jagatud 2 korrutades kõrgusega, kus A ja B on aluste pikkused ja H on kõrgus. Leiame pindala, kui alused on 8 ja 10 cm ning kõrgus on 5 cm. Vastuseks tuleb meil 45. Liigume edasi viimase teema ehk kesklõigu juurde. Kesklõik on lõik, mis ühendab trapetsi külgede keskpunktid ja on paralleelne trapetsi alustega. Kesklõigu pikkus on keskmine aluste pikkustest. Sellega lõpeb meie tänane teema. Meie kanalil leidub veel 8. klassi videosi, kui olete neist huvitatud ning proovime kõik teemad ka läbi teha. Näeme juba järgmises videos.